kõigile. Kell on siis saanud 10 ja saame siis alustada meie tänase webinariga. Rõõm on näha, et on järjekordselt huvilisi osalejaid ja täna me siis jälle jätkame Recruuri webinari sarjaga ja tänaseks teemaks on meil siis kogu tõde karjäärilehest. Me kõik teame seda, et sellest karjäärilehest on tegelikult väga palju juttu olnud. Täna meie kavatseme sellel teemal rääkida rohkem siis sellest vaatevinklist, et kuidas siis, ütleme, et miks on erinevatele osapooltele, kas siis kandidaadile või siis tööandjale, et miks seda lehte üldse vaja on. Ja teine pool on see, et mida seal lehel siis kajastada tuleks. Ehk et kui me nii-öelda nagu oleme täna, ettevõtted loovad erinevaid neid karjäärilehtesid, et siis, et tegelikult see läheks kokku ka, siis see sisu läheks kokku ka sellega, mida meie sihtgrupp ootab. Ja kolmandaks, me räägime ka täna sellest, et kuidas tegelikult siis neid karjäärilehtesid luua, ehk siis millele keskenduda. Ja kõige viimasena on meil siis hea meel tutvustada meie Recruuri uut karjäärilehe moodulit, kus saab ka siis hõlpsasti ja kergesti karjäärilehte täna nüüd luua. Ja meil on täna siis esinejateks 2 inimest. Esiteks on meile külla tulnud siis Keirit CVO Recruitmentist ja mul on hea meel, et Keirit oli huvitatud meie webinarist osa võtma just nii-öelda kogemuse jagajana, sellepärast, et Keiritil on kogemuseks igapäevaselt koos töötades siis nii tööandjatega kui ka siis kandidaatidega. Ja teine meie esineja on meie enda äriarendusjuht Sander, kellel on samuti varasem karjäärilehtede loomise kogemus ja kes siis samuti nii-öelda saab oma kogemuse põhjal ja ka selle põhjal, mida meie siin Recruuris enda klientidelt kuuleme, näeme nii-öelda kogemust jagada. Aga kui nüüd tekib, enne kui me lähme juba teemasse, siis kui nüüd tekib kellelgi küsimusi, siis palun küsimused pange meie chatti. See on kõigile nähtav ja me võtame aega webinari lõpuks, et käia läbi need küsimused ja siis neile üheskoos vastused leida. Nii et hakkame pihta ja head kuulamist teile kõigile. Nii, tere hommikust ka minu poolt. Nagu Marit juba väikese sissejuhatuse tegi, siis mina olen Sander, mina olen Recruuri äriarendusjuht. Karjäärilehtedega on mul päris pikaajaline taust endal. Olen olnud siis projektijuht mitme karjäärilehe loomise juures, et on selles mõttes elust enesest on nagu praktikat, on kogemust ja mul on väga hea meel tõepoolest, et ka Keirit väga suure praktikuna on meiega liitunud täna. Ja mida me siis teeme? Tegelikult me teemegi sellise väikese arutelu, et me räägime siis erinevatest aspektidest, mis on karjäärilehe puhul olulised nii ettevõtte kui ka kandidaadi vaatest. Et kui mina olen seda läbi teinud võib-olla siis ütleme nii kui teenusepakkuja, siis Keirit oma pikaajalise värbamisjuhi kogemusega kuuleb igapäevaselt neid lugusid, mida kandidaadid räägivad. Tal on õnnestunud ka ise uurida, et mida kandidaadid tegelikult peavad oluliseks karjäärilehe puhul, sest et lõppkokkuvõttes selles, ütleme nii, selles tsüklis on, kui me räägime karjäärilehest, siis kõige olulisem on tegelikult kandidaat. Ja tere hommikust, Keirit! Tere hommikust, väga meeldiv, aitäh kutse eest. Ja, tore, et sa meiega liitusid. Ja tead, ma küll natukene juhatasin sisse, natukene rääkis ka Marit, aga võib-olla ka teistele kuulamiseks, et räägi natukene, et millega sa viimased aastad oled tegelenud, kes sa oled ja mis sul endal võib-olla värbamises sellised hingele olulised nagu teemad on? Ja, aitäh. Ma võib-olla hästi põgusalt tutvustan ennast ja meie ettevõtet,
et mina siis Keerit, CVO Recruitmenti värbamisjuht. Ma usun, et paljud teist on meist kuulnud, võib-olla mõned veel ei ole. Meil tegelikult on sellel aastal 20 aasta tähtpäev. Me oleme juba aastat 2000 tegutsenud ja sellist toredat juubelit hetkel peame. Ja oleme siis rahvusvaheline värbamisagentuur, et meil on 4 riiki, kus me toimetame ja viime igapäevaselt läbi sihtotsinguid peamiselt, et nii spetsialistidele kui juhtidele mõnikord satub hulka ka oskustöölisi, kuigi pisut harvem. Ja aastas kuskil 200 värbamisprojekti viime läbi, nii et neid kandidaate, kellega igapäevaselt kokku puutud, on päris palju ja kellelt võib-olla ka sisendit saada siis selle kohta, et mida nemad hindavad, kui nad ettevõttesse kandideerivad või millist infot nad otsivad. Et see võib-olla ongi nagu ka esimene nii-öelda õppepunkt karjäärilehtede teemal meie poolt, et see ei ole kindlasti nagu ainult sait selle jaoks, et tudengid seda sirvivad, et omale tulevast tööandjat leida, aga tegelikult see aitab väga palju kaasa ka sihtotsingule. Kandidaadid ju tahavad ikkagi teada rohkem selle ettevõtte kohta, mis pakkumise nad saavad või kas või kui ise kandideerida kuskil tööportaalis, siis tahavad kohta, kus rohkem infot saada, võib-olla enne kui oma kandidaadi avaldust saata, et selles mõttes igati nagu kasulik koht, kuhu minna ja piiluda. Väga hea. Kuule, sa juba juhatasid väga sellise õige otsa juurde. Ma usun, et need, kes meil täna siin osalevad, personalinimesed, ma arvan, et kas küsimus ei ole enam nii väga teemat, kas on karjäärilehte vaja. Et ma usun, et sellest on juba räägitud, selle vajalikkusest. Kui seda pole veel tehtud, siis tõenäoliselt on seal mingisugused muud sellised küsimused, aga võib-olla sa nüüd toonitad, võtame kõigepealt nagu ettevõtte vaatest, et miks siis on seda karjäärilehte nii väga tarvis? Üldjoontes, mis on väga kuum teema, millele ju karjäärileht väga kaasa aitab, on tööandja bränding. Kui see karjäärileht on hästi tehtud, siis ta on juba ka esimene samm kandidaadi kogemuse loomisel. Aga kui rääkida nii-öelda mõõdetavatest tulemustest, siis ma ikkagi usun, et see aitab kaasa sellele, et sul on kokkuvõttes rohkem kandidaate. Ja võib-olla küsimus, kuidas ta siis kaasa aitab, et ma ise koos meie tiimiga olen välja toonud siis 3 peamist põhjust, et miks ta paneb nagu kandidaate rohkem kandideerima. Võib-olla üks põhjus on see, et see näitab, et ettevõte hoolib sellest, kes tema juures töötab, kes tema juures võiks töötada, et ta justkui näitab sellist hoolivust ja võib-olla töötajatele orienteeritust. Siis teine punkt on kindlasti see, et see on nagu infoallikas, kus saab rohkem infot ettevõtte kohta, kuidas oleks seal töötada, miks seal on tore. Et kui sul ikkagi on rohkem infobaasi, siis eriti tundmatute võib-olla brändide ettevõtete puhul, siis see ka julgustab pigem kandideerima, kui selline väga napp lihtsalt töökuulutus ja rohkem ei leia ettevõtte kohta infot. Ja 3. punkt kindlasti ka see, et see suurendab usaldusväärsust, sest ettevõte justkui natuke nagu avab oma sellist sisemaailma, mida sa muidu ei näe või mis ei kajastu su toote või teenuse turunduses, sest see ikkagi natuke nagu näitad, kes te ettevõttena olete, kuidas seal oleks töötada. Et sellist siseinfot või selle peegeldust, mis kindlasti usaldusväärsust nagu tõstab. Väga hea, vaata, me rääkisime eile natuke sinuga ka, vestlesime veidike selle teemalist, väga hea näite, et kui on näiteks inimene, kes võib-olla ei ole, kes tahab uute valdkonda tööle minna ja ta ei ole nende ettevõttega nii hästi kursis ja ta guugeldab võib-olla mingi sektorit, näiteks logistika või tootmine, otsib sealt tööpakkumist ja tal on nüüd 2 võrdset ettevõtte põhimõtteliselt, ütleme oma äritegevuselt et siis sa ütlesidki, et kui me arutasime, mille võrra siis see ettevõtte, kellel karjäärilehte pole, kaotab, siis ongi see, tegelikult ta kaotab selle kandidaadist. Kandidaat ju eelistab seda, kellel on rohkem informatsiooni, kellel on rohkem informatsiooni just selles vaates, milline ettevõtte on tööandja. Jah, et kui sa võib-olla teed mingi kindla valdkonna research, et ma tahan oma karjääri muuta või minna või sellises suunas ja guugeldadki näiteks top 10 ettevõtet läbi, siis loomulikult need, kellel on väga hea ja sisukas karjäärileht, lihtsalt jäävad rohkem meelde.
ja aitavad natuke nagu konkurendist eristuda, et ka sellisele aktiivsele otsijale ta kindlasti on nagu ka väga kasuks. Ja praegusel hetkel tegelikult, kui me mõtleme siin üldse, nagu mis maailmas toimub, on ja siis sellised valdkonna vahetused on ju väga aktuaalsed. Et mõned valdkonnad on sellised, kus ütleme nii töövõimalused on võib-olla järgmised aastad väga keerulised ja tulebki tegelikult ennast ümber kohandada, ümber koolitada ja siis tegelikult inimesed hakkavad otsima aina rohkem neid võimalusi. Kui ma paneksin ennast selle kandidaadi kindadesse, siis ma loomulikult tunneksin ennast väike turvalisemalt liituda selle ettevõttega, kus on ka see üleskutse selline, et võib-olla see karjäärileht ongi uuendatud selliste sõnumitega, et tule ja panna ennast uues valdkonnas proovile, aga vaata, sina töötad hästi paljude Eesti ettevõttega, sa ütlesid 200 konkurssi vähemalt aastas on ja sa oskad kindlasti hinnata ka seda, et milline see selline Eesti turu olukord praegu on, et kuidas nende karjäärilehtega on, kas tendents on sinna pigem, et ei ole või pigem, et juba on? Selles mõttes on hästi seinast seina, et on ju neid rahvusvahelisi korporatsioone, kellel on mingi globaalne karjäärileht, on startupidel väga ägedad karjäärilehed, on neid ettevõtteid, kellel ei ole üldse karjäärilehte või on mingisugune väga lihtne leht, et tule tööle, võib-olla seal on paar lauset, üks pilt ja nii-öelda kontaktinfo. See on ka juba parem kui mitte midagi, et natuke ikka näitab sellist hoolivust ja huvi kandidaatide vastu ja julgustab ühendust võtma. Aga jah, see tase on selles mõttes väga nagu varieeruv. Aga me oleme värvanud paar korda ka sellistele ettevõtetele, kellel ei ole üldse veel veebilehte ja see on ka võimalik. Et selles mõttes on olnud nagu erinevaid nii-öelda case'e ja eks kandidaadid ikka annavad meile tagasisidet ka siis, kui nad näiteks saavad otsepakkumise, et tahavad ettevõtte kohta rohkem infot uurida, et mis nad siis vaatavad, mis nad leidsid, mis neile meeldis, mis mitte, et selles mõttes ma kindlasti esindan ka kandidaadi vaadet, võib-olla isegi natuke rohkem kui ettevõtte vaadet. Absoluutselt. Ja, aga kui me nüüd, vaata sa natuke rääkisid ka sellest, et erinevatest nendest karjäärilehe tüüpidest, et mis on võib-olla vahe sellisel heal karjäärilehel ja võib-olla sellisel lihtsalt kontaktlehel, kus on võib-olla siis vana töökuulutus ja Google Maps, et kus me asume. Et mis see vahe nagu on, ütleme siis selles? Eks see kindlasti kvaliteedi ja informatiivsuse vahe, et ikkagi mida sisukam ja mida rohkem sa oma hinge sinna oled pannud, seda atraktiivsem see kandidaadile ka on, eeldades muidugi, et see info on autentne ja ehe ja vastab tõele, et selles mõttes loomulikult see sisu loomine on nagu ainult positiivne. Ja eks neid nõuandeid ja näiteid valdkonniti võib olla päris palju, aga täna, mis ma nagu välja tooks, mis kõigi kohta kehtivad või mis on sellised kõige üldisemad tagasisided, mis kandidaadid on andnud, et ütleme selline karjäärilehe ABC, et sõltumata võib-olla ettevõtte suurusest, valdkonnast või taustast, et milline see leht võiks olla või mis on nagu kõige tähtsamad asjad, millele tähelepanu üldse pöörata alguses. Et täna näiteks me ei saa üle ega ümber sellest, et leht peab olema mobiilisõbralik ja hea kasutaja. Kuidas? Me elame siiski nutiajastu. Ja et täna võib-olla eriti sellises tehnoloogia valdkonnas värvates muud moodi ei saa, et see mulje lihtsalt kohe kaob. Siis teine asi, mis on võib-olla üks kõige tihedamaid tagasisidesid, mis me oleme saanud kandidaatidelt, on see, et see info, mis seal lehel on, peaks olema kindlasti uuendatud ja mitte vananenud. Kahjuks seda esineb üha rohkem, et isegi nagu väga korralike organisatsioonide puhul, kui sa juba karjäärilehe teed, siis paraku tuleb võtta ka see aeg, et seda nagu ülal hoida või natuke hooldada, et sinna ei jääks töökuulutusi, mis on vananenud, kuhu sa tegelikult enam kandideerida ei saa, et seal ei oleks ettevõttest tänaseks lahkunud töötajate pilte, tsitaate, kontakte, eriti veel töö e-maile, kui võib-olla sa juba tead, et see inimene töötab kuskil mujal organisatsioonis. Kindlasti aegunud kirjeldusi ettevõtte kohta, siis tehnilises valdkonnas võib-olla näiteks üks
huvitav tagasiside, mis me oleme saanud, on see, et karjäärilehel on näiteks integreeritud mõni selline online test või mäng või asi, mida sa siis saad täita, natuke sellist mängulisust juurde tuua, mis on väga äge, aga näiteks tehnoloogia valdkonnas ka sa pead jälgima, et see oleks up to date, et kui sul arendaja hakkab täitma mingit testi, kus küsitakse aegunud tehnoloogia kohta, siis tal on juba siuke, ma ei tea, tegelikult nagu töötan juba uuemate asjadega, et meil oli üks juhus, kus jäi sellepärast kandideerimata. Saadab vale signaali. Ja, et lihtsalt jälgida, et kõik oleks up to date. Ja mis võib-olla 2 viimast sellist nõuannet või tagasisidet, mis on kandidaatide poolt tulnud, aga mitte lihtsalt siis karjäärilehe sisu osas, aga see, et kui sul juba huvi tekib ja sa tegelikult tahaksid kandideerida, siis kui lihtne või keeruline see on, et sa siis ei peaks hakkama oma CV-d lahtri haaval ümber kuskile kopeerima, et sinna värbamistarkvarasse sisse saada, vaid see oleks ikkagi siuke paar klikki kaasaegne ja hästi lihtne ja mugav. Ja teine võib-olla saame siis see, et kui sa oma kontakti saadad karjäärilehelt, vahet ei ole, kas seal on aktiivne konkurss või mitte, et keegi siis sinuga ühendust ka võtaks ja suhtleks, et sa ei saada oma andmeid kuskile musta auku. Et sellised võib-olla väga ABC, aga teinekord hea nagu meelde tuletada, sest kandidaatid räägivad. Ma olen sinuga väga nõus. Esiteks just see sisu osa. Ma arvan, et see on väga aktuaalne just praegu. See on tegelikult väga selline minimaalne, ütleme nii, ressursikulu sulle, kui sa kas või kaasajastad sõnumid, panedki näiteks endale kirja, et iga poole aastaga me vaatame need üle. Või siis teine asi, ka see kasutaja mugavus, nagu sa mainisid, on, et väga lihtne, tee ise läbi see kandideerimisprotsess. Et vaata ise, kui sa oleksid kandidaat või veel parem, lase kellelgi kas tuttaval või oma töötajal see läbi teha ja vaata, mis millised nagu mõtted või punktid sealt tulevad. Et tegelikult seal midagi ulme keerulist ju ei ole, et kui sul on need baasasjad olemas, siis tegelikult sa oled juba nagu, ütleme nii, sa oled juba keskmisest parem tegelikult. Et vaata, nüüd ma küsiksingi seda, et millised valdkonnad, mis sa ise oled märganud, on karjäärilehe rohkem omaks võtnud ja kus võib-olla on näha, et seda kasvuruumi on rohkem Eesti mõttes siis? Valdkondade mõttes, selles mõttes on ikka seinast seina, et igas valdkonnas on võib-olla mõned ettevõtted, kes on selle peale mõelnud, midagi juba teinud. Aga eks võib-olla need, kus on rohkem tööjõupuudust, ka pingutavad rohkem, et nii tehnoloogiaettevõtted, erinevad startupid, kes sellisest talendi pipeline'ist kui heast eelisest on hästi aru saanud ja üha enam on näha väga vahvaid lehti ka avaliku sektori organisatsioonidel, mis on hästi tore. Aga muidu võib-olla sektorite põhiselt ei saagi nagu nii põhjalikult välja tuua. Loomulikult, eks igas sektoris on nagu erandeid, mis kinnitavad reeglid ja kui sa oled võib-olla sellises valdkonnas, mida on praegu nimetanud, näiteks tootmine või logistika, siis selles mõttes nüüd on sinu konkurentsieelis, kui sa teeksid endale karjäärilehe ära, et sa saadki eristuda teistest ja tegelikult on ju nendes valdkondades see värbamisvajadus on pidev ja enam, ütleme nii, selline vabandus, et meie töötajad ei käi internetis üldjuhul väga ei pea paika ja kui isegi peab, siis on võib-olla küsimus, et kas sellised töötajad sa väga tahad ka värbata. Ja tänasel päeval tootmine on väga juba tehnoloogiline, nõuab nagu ärksat meelt. Ja okei, väga hea. Ja võib-olla me räägiksime ka sellest siis, et mida siis kandidaadid on sulle rääkinud, mida sina kõige rohkem nagu kuuled ja võib-olla mõne sellise nagu kogemusloo, et mis sul on kõrvu jäänud kõikide nende sadade intervjuude juures? Võib-olla jah, kui rääkida sellest, et mida see kandidaat üldse otsib sealt lehelt, siis ma arvan, et number 1 asi kindlasti ei olegi üldse töökuulutus, et seda sa võib-olla leiad ka kuskilt tööportaalist ja igal hetkel ei olegi konkursse, et töökuulutus ei ole karjäärilehe kõige olulisem element. Et tegelikult, mida ta nagu saada või tunda tahab, on siuke esmane nagu tunnetus, mis ettevõttes on, kuidas võib seal olla töötada, et võib-olla siuke isegi nagu feeling või esmane arusaam sellest ettevõttest tööandjana ja võib-olla sellised
Näiteks kõige baastasemel sisu, mis seal siis olla võiks. Ma panin enda jaoks kirja 6 punkti, et mida sinna siis lisada võiks. Ongi ettevõtte sellise olemuse või seal töötamise kirjeldus ja see võiks olla selles mõttes vabas vormis või oma sõnadega, mitte sellelt about lehelt nagu kopeeritud tekst, et me oleme see ettevõte selles valdkonnas, et ei oleks niisugune nagu puiv, vaid pigem niisugune nagu loo vormis, et kui sa räägid ka intervjuul kandidaadile või sa räägid oma pereliikmele, et ma töötan niisuguses organisatsioonis, kes me oleme, et ta olekski niisugune inimlikult nagu vabas vormis. Sa ei alusta ju sellega, et sa ütled, et see on ettevõte, mis on Eesti kapitalil on 100%, et selles mõttes see on tore, see on võib-olla investori tore ja see on oluline, aga kandidaadi vaates see on võib-olla selline 5. teema, mis seda huvitab. Jah, et sa ei pea ka duubeldama seda infot, mis on sul võib-olla ettevõtte nagu selle about või ettevõttest nagu lehel, kus sa kirjeldad mingeid asju, et pigem ettevõtte kui selle olemus või kui tööandja, et selle nurga alt. Ja hästi palju muidugi lisatakse karjäärilehele ka ettevõtte visioon, missioon ja väärtused, mis on väga tore ja kindlasti oluline info, aga selle asemel võib-olla need lihtsalt copy-paste'ida sellest dokumendist, kus need kirjas on, võiks need natuke nagu lahti seletada või kirjeldada, et mitte lihtsalt, et meie väärtus on professionaalsus või kvaliteet, nagu okei, ma nagu loen seda niikuinii ka ettevõtte lehel, aga mis see teie kontekstis tähendab või kuidas te reaalselt elate seda nii-öelda igapäevases töös? Et see sisu oleks seal taga või iga asi, mis sa kirjeldad, oleks justkui nagu põhjendatud või mingite näidetega toodud, et selle asemel, et kirjutada, et meil on põnev ja vaheldusrikas töö. Okei, aga kõik kirjeldavad, et meil on vaheldusrikas, aga mis see siis tähendab, et võib-olla välja tuua, et meil on palju erinevaid projekte või selles valdkonnas ja meil on selline kliendibaas, et justkui natuke avada neid selliseid tüüpsõnu. Aga mis sealt edasi, kui niisugune kirjeldus on olemas, siis kindlasti hea karjäärileht peaks vastama küsimusele, miks ma peaksin teie juures töötama, et kogu see leht võiks olla üles ehitatud kandidaadi vaatest lähtuvalt, mitte ettevõtte või värbaja vaatest lähtuvalt, et sa ei tee seda endale, sa teed seda selleks, et kandidaati kõnetada ja teda kandideerima saada. Et see kajastaks seda, miks on seal hea töötada, mida see kandidaat üldse saab, kui ta teiega liitub, kuidas see tema karjäärile kaasa aitab või millist positiivset mõju ta oma tööga aitab luua. Et see miks võiks olla kindlasti kuskil teksti sees olemas. Siis 3. element kindlasti võiks olla kas või mõni tsitaat töötajalt või lühike kommentaar seal töötamise kohta. Kui võimalik, siis koos fotoga, koos nimega, kui ei ole võimalik, siis eesnimest ka piisab, aga kindlasti mitte päris anonüümselt, et mõtlesin ise välja selle. Ja siis, kui on, siis vabade töökohtade kirjeldus või kui ei ole, siis üleskutse ühendust võtta. Kindlasti kontaktivõtu koht, need on võib-olla tüüpasjad, mis on alati olemas, aga ei tohiks unustada. Ja siis link näiteks uudistele või blogile, kus saab rohkem lugeda, et liiga palju teksti ei soovita sinna lehele panna, sest tänapäeval keegi ei viitsi lugeda, aga võib-olla keegi, kellel tekib nagu sügavam huvi või kes tahab ettevõttega kursis olla, aga mitte kohe praegu kandideerida, et tal oleks koht, kus nagu aeg-ajalt sirvida teie kohta midagi uut. Kui on niisugune blogi või uudisvoog kuskil olemas. Ja et need on niisugused võib-olla 6 nagu väga basic asja. Kui on rohkem aega ja tahtmist, siis võib-olla mõned ideed, mida ka kandidaadid on öelnud, mis infot nad veel tahaksid, on näiteks ettevõtte selline üksuste või mitte nagu struktuuri kirjeldus, aga üldse, et millega teie organisatsioon näiteks Eestis tegeleb. Mõnel ettevõttel ju tegelikult on ala peakontor kuskil mujal, Eestis on näiteks mingi tugiüksus ja võib-olla selles tugiüksuses on hoopis teistsugune kultuur või töötamine kui selles peaettevõttes ja võiks hoopis kirjeldada nagu seda. Ja kindlasti vaadatakse või otsitakse ka ikkagi pilte kontorist, õhkkonnast, inimestest, et natukene nagu näha visuaalselt ka sinna sisse ja kui on võimalik, siis muidugi video, aga alati ei ole võimalik, et pildid on ka toredad.
Ja viimane võib-olla punkt, mis ma olen näiteks märganud, mida teevad hästi auditiettevõtted, on selline karjäärivõimaluste kirjeldus, et see on hästi tüüpiline, et töökuulutusse pannakse, me pakume karjäärivõimalusi ja mitte keegi kunagi ei taha seda eriti nagu lahti kirjutada, mis see tähendab. Siis kui audit on näiteks see valdkond, kus väga soodustatakse karjääri ja kus reaalselt on kirjeldatud, et näed, sa teed selliseid asju, sa saad aastate jooksul õppida seda ja minna sellistele kohtadele, et natuke nagu välja toodud seda, kuidas inimene reaalselt saab seal karjääri teha. Et see on kindlasti väga hea point selles mõttes, et kui me mõtleme kas või tavalisel kodulehele, ettevõtte kodulehele, siis ei oleks ju väga mõeldav, et me pakume, ütleme nii, meil on seal näiteks kirjas, et me pakume sulle võimalust raha kokku hoida, aga me ei kirjelda ära, kuidas on. Samamoodi peaks olema ju karjääri pakkumine või karjääri võimalused on. Et okei, see on nagu tore, et sa seda väidad, aga kuidas siis see välja näeb on. Et pakkumine ja siis teine asi, kuidas on. Aga võib-olla sul endal mõni selline põnev seik juhtunud, et kui inimene on siis näiteks kandideerinud või ta mingit karjäärilehte vaadanud, et mida ta sealt leidnud on või mingit sellist nagu kandidaadi nagu lugu, et võib-olla väike ka õpetlik selline moment, et kuidas võib-olla peaks tegema karjäärilehtes. Võib-olla kõige sellisem ootamatum tagasiside lugu, mis meenub, on üldse ettevõtte veebilehega seoses. Ma ei tea, kas neil oli karjäärialaleht ka või mitte, aga tegelikult oma valdkonnas väga edukas ettevõte, ka rahvusvaheline, mitte ainult Eestis, et neil oli äkki 10 riigi raames. Ja me tegime kandidaadile siis sihtotsingu pakkumise ja selle peale loomulikult ta läks guugeldama ja uurima nagu rohkem ettevõtte kohta. Ja see tagasiside, mis tuli, on see, et see ettevõte tundub nagu väga tore, aga nende viimane uudis kodulehel on 5 aastat vana. Nagu nad üldse täna midagi teevad või kas nad nagu hoolivad sellest, mis mulje jääb. Et samamoodi karjäärilehe puhul, et kui su töökuulutus on seal kuidagi üleval, millel on küljes kuupäev mitu aastat vana, et see info vananemine nagu head muljet ei jäta, et siis me ikka kliendile ütlesime, et palun, kas võta vanad uudised maha, et sul ei ole seda 5 aasta tagust uudisvoogu vaja või kirjuta uusi uudiseid, aga häid kandidaate see niimoodi ei kõneta. Ütleme nii, et siin ei saa ka öelda, et ettevõte on väga stabiilne ja 5 aastaga lihtsalt ongi see stabiilsus on ja et see pigem tekitab nagu küsimusi, et väga, mis te mehed teete seal või naised. Aga okei, tead, me oleme siin natuke rääkinud juba või tegelikult päris palju juba rääkinud erinevatest nippidest, võimalustest. Mis arvad, näitame paari sellist näidet, mis me siin leidnud oleme, mis meie arust on väga sellised head karjäärilehed. Ma võtan nüüd oma ekraani lahti ja hakkan siis jagama paari näidet. Võtan siit kohe selle õige koha ka. Ütle, Keerit, sina igaks juhul, kas minu ekraan on näha? Jaa, väga hästi on näha. Ma ei tea, kas teil on kuulda, meil see koer haugab, aga Chief Happiness Officer on millegi üle väga excited, ma panen vahepeal mikri kinni. Ja ühesõnaga, ma olen leidnud siin 2 sellist näidet. Esiteks on Estank, mis on viimasel ka päris palju meedias olnud. On selline väga innovatiivne tootmisettevõte ja miks mulle see meeldib on see, et siin on esiteks olemas kohe tiimipilt, natuke selline huvitavamas vormis, siin on kõik inimesed ära mahutatud ja siit tuleb välja kohe ka Estank, et ütleme, et on näha, et on vaeva nähtud sellega. Teisena tuleb siin kohe see väärtuspakkumine esile, et mida siis ettevõtte töötajale pakub ja nagu Keerit mainis, vastus küsimusele seda, miks ma peaksin liituma teie tiimiga. Olemas on kohe ka siin nagu väärtused, mida ettevõte siis hindab ja veel nagu ütleme nii usalduse tekitamiseks ja mõnele sellisele kandidaadile, kes võib-olla vajab natuke rohkem veenmist, siis on veel olemas sellised põhilised argumendid ilusti visuaalidena olemas, sul on siin võimalik peale klikkida ja need argumendid, mis on välja toodud, on ju maailma tasemel kolleegid, on ühesõnaga ilusti lahti kirjutatud ka. Et selles mõttes need ei ole lihtsalt jäänud sellisteks nagu loosungiteks, et see on nagu väga äge ja seda ei ole tegelikult väga palju näha, aga see on selles mõttes selline hea lahendus.
ja lisaks on olemas ka veel tiimivideo ja mis on hästi oluline on ju, et kui ma nüüd tahan siia tööle tulla, siis on mul selle kohta ka informatsioon, kuidas ma pean kandideerima. Siin on erinevad võimalused ja lisaks on ka siin kohe kandideerimisvorm olemas. Et see on ka selline väga oluline element, isegi siis, kui sul pole parasjagu aktiivset tööpakkumisi, siis tegelikult on ju värbamine käib ju tegelikult 24/7. Sa tegelikult, kui sa parasjagu aktiivselt ei värba, siis sa tegelikult täidad oma andmebaasid. Et siis, kui seal konkurss tuleb, oleks sul võimalik kohe siis sellised soojad kontaktid võtta ja samamoodi Ramirendil on ka väga selline meil, ütleme nii, ilus karjäärileht siin kohe on video ja siit tuleb edasi jooksevad kohe need Ramirendi väärtused ja väga selline oluline element tegelikult tegevjuhi tsitaat ja pilt on ju, sest tegelikult kogu see kultuur hakkab ülevalt pihta ja kui ettevõtte tegevjuht on võtnud selle aja ja on mõttega, ütleme nii, siis oma mõtte edasi andnud, miks on Ramirent hea koht töötamiseks, sest see on tegelikult kandidaadile väga suur selline usalduselement. Siin on ka selline nagu väärtuspakkumine välja toodud, töötajate enda lood, mis on ka hästi oluline, et kes need inimesed on, kes seal tegelikult töötavad. Ja samamoodi tööpakkumised kohe olemas aktiivsed ja veel natuke pildimaterjali, videot, et kõike nagu niimoodi parasjagu ja siis lõppu veel siis loomulikult see kandideerimise vorm ja personalijuhi kontakt. Et 2 sellist head näidet lihtsalt, mis jäid silma. Keerit, mis sina arvad? Head näited leitud, et väga kenasti tehtud ja mu basic soovitused vist olid enam-vähem kõik kaetud. Midagi väga keerulist ju ei ole, et need ei ole ka ettevõtted, mis on nüüd startupid, mis ilmselgelt ainult värbavad siin IT-spetsialiste, vaid tegelikult sellised eestimaised suurettevõtted. Et on nagu sa mainisid, et ei saa niimoodi nagu lüüa, et ühes sektoris on head karjääri, teises mitte. Tegelikult, kes on selle vajadust aru saanud, see on hea näide siin kohe olemas. Aga võib-olla vaata üks asi veel lõpetuseks, et me rääkisime siin hästi palju sellest karjäärilehest, me rääkisime ka sellest, mida kandidaat ootab, aga mida sa ise näed, sinul on tegelikult ju värbamistarkvara kasutusega pikemat aega, et mis on see olulisus või miks peaks selle karjäärilehe integreerima ka siis värbamistarkvara? Ma arvan, et seal on väga oluline pool sellel kandidaadi kogemusel, et kuhu sul siis need huvilised laekuvad ja kui sa eriti paned selle üldise kontaktivormi, mis ei ole mõne konkursiga seotud, et kuidas sa siis nende inimestega suhtled, aru saad, mis neile huvi pakub, millal neile huvi pakub, millal nendega ühendust võtta, et kui sul laekub nagu konkursi väliselt mingeid huvilisi, et kindlasti selle puhul nagu värbamistarkvara aitab väga palju kaasa haldamisel, kes, mis hetkel, kas temaga on suheldud, ei ole, kas sul on CV ja kõik asjad, et muidu tekib üks suur kaos ja puderikaps, et mitte langeda sinna lõksu, et sa saad need huvilised selle vormi peale, aga nendega ei jõuta suhelda või on mingi segadus, et kes juba suhtles ja millal, et oleks siuke hea keskkond, kus seda kõike nagu hallata. Kõige hullem on ju tegelikult see, kui sul on viimase peal karjäärileht on ja kus on sellised väga suured lubadused, kus räägitakse väga palju, kui väga me kandidaati hindame ja saada kontakti ära kas siis mingile tööpakkumisele või sinna kandideerimisvormile ja sa ei saa mitte mingisugust e-maili, võib-olla sa ei kuule sellest ettevõttest mingi pika aja vältel, 2 nädala või kuu vältel. Et tegelikult see, ütleme, sinu suur töö, mis sa oled pannud selle karjäärilehe nagu valmistamisele, tõmmatakse kohe sellele vesi peale. Sest tegelikult, kui sa need lubadusi annad, siis sa pead tegelikult ka, ütleme, neid elama. Ja. Selge, aga suur aitäh sulle, Keerit. Aitäh. Väga informatiivne. Arusaadav, et webinari jooksul kõike seda infot ammutada ei pruugi olla väga lihtne, aga ma kõigile osalejatele selles mõttes annan infot ka selles osas, et kui teil on selle teema vastu huvi, siis meil on tulemas ka selline e-raamat, kus on siis ka Keeriti sellised nipid ja ütleme soovitused kirjas
ja selle me saadame siis pärast webinari samuti välja, et siis on võimalik, ütleme niimoodi süveneda natuke rahulikumalt, lugeda erinevaid võimalusi ja see on nagu selline kokkuvõte sellest, mida täna ka rääkisime. Ja kui meil lõpus on aega veel küsimusi esitada, aga ma siis praegu annan sulle sõna tagasi, et edasi minna. Ja, teeme nii. Selge, aga nüüd me oleme selle kas-küsimuse ühesõnaga ära vastanud, kas on karjäärilehte tarvis. Oleme ka selles mõttes rääkinud ka, miks seda vaja on ja mida selle nagu tegemisel silmas pidada. Nüüd kolmas aspekt, kuna siin infot on nüüd palju tulnud, võib-olla mõnel on juba see küsimus, ja kuidas nüüd pihta hakka. Ja me oleme sellise lühikese materjali kokku pannud sellisest nagu struktuurist, et kuidas enda jaoks nagu läbi mõelda, millist karjäärilehte mul on tarvis, kellega ma seda teen, kas ma teen seda ise või teenusepakkujaga ja sellised nagu ütleme nii, põhiküsimused oleksid vastatud. Me jagan jälle oma ekraani. Ja tegelikult on asi väga lihtne, et enda jaoks selgeks mõelda, et meie näeme siis, et see on selline 5 küsimusega, ütleme nii, struktuur. Kui sa nendele oled vastanud, siis enam-vähem juba saad aru, et kuidas selle karjäärilehe projektiga või karjäärilehe valmistamisega peaks edasi minema. Ja esiteks, nagu iga uue asja puhul on kindlasti oluline seada endale eesmärk. Ja mida spetsiifilisem, mida kitsam see eesmärk on, seda parem. Et Kerit mainis siin ju ka, et karjäärilehel võivad olla erinevad eesmärgid. Kui me näiteks mõtleme mõne ettevõtte peale, kellel on vaja aastaga 100 inimest leida, siis kindlasti üks eesmärk ongi see, kuidas me siis tõstame kandideerijate arvu ka läbi karjäärilehe. Ütleme nii, et siin võib olla ka selline eesmärk, et kui meil on näiteks juhatus vahetunud või on siin need koroona ajal mingisugused muudatused, et ühesõnaga kandidaat saaks up-to-date informatsiooni, kui ta ettevõtte kui tööandja kohta siis ühesõnaga infot üritab leida. Et need eesmärgid on erinevad, kui sa oled selle endaks paika pannud, siis oluline on ka panna paika see, mida sa siis mõõdad. Kas see on, ütleme nii, kandideerimiste kvaliteet, kas see on kandidaatide arv või miski muu. Et eesmärk on see, millest kõik ütleme pihta hakkab. Teine küsimus, võib-olla on sul juba karjäärileht tegelikult olemas, aga sa ei tea päris hästi, et mis praegu ei toimi. Et siis tegelikult ongi mõistlik teha selline väike audit, minna nii-öelda nagu perearsti juurde ja perearst võib olla kas siis näiteks teie turundusinimene või oma töötajad ja natuke analüüsida, et kui praegu on karjäärileht olemas, aga sealt mingit kontakte üldse ei laeku, et siis vaata üle, kas on olemas kandideerimisvorm, kas on selge üleskutse kandidaadile, kuidas tuleb kandideerima, kas see on mugav ja kas sõnumid on ajakohased. See on ka hästi oluline praegu, et kas sõnumid on ajakohased. Teha selline väike audit, võib-olla saad juba väga lihtsasti need parandused sisse viia ja polegi vaja uut karjäärilehte tegema hakata. Aga kui sul seni karjäärilehte pole, siis loomulikult on sul hea võimalus alustada otsast peale, puhtalt lehel, et see on tegelikult selles mõttes hea koht, kus olla. Äärmiselt oluline loomulikult on see, et keda me värbame, millistele positsioonidele. Me ju teeme seda karjäärilehte mitte endale, vaid kandidaatile, keda me soovime kõnetada. Ja kui sul on selge, keda sa otsid, siis tegelikult sellest selgub ka see karjäärilehe selline skoop või selline ulatus ja suurus. Et võin tuua näite ettevõtetest, sektoritest, kus on tõepoolest erinevad sihtrühmad, kes on võrdselt prioriteetsed, telkodes kindlasti on ju müük, on klienditugi ja IT-inimesed on tegelikult väga võrdsed, siis peadki mõtlema selle karjäärilehe läbi niimoodi, et ütleme kõik need olulised sihtrühmad saaksid sealt vajalikku informatsiooni. See on kindlasti selline natuke mahukam karjäärileht. Aga vastupidiselt, kui sa võib-olla tootmisettevõtte, kus on admin level üsna selline õhukene, 90% sinu värbamisi toimuvad tootmistöötajate suunal, siis on sul selles mõttes lihtsam. Sul on kindel fookus, kellele see karjäärileht peab mõjuma, millist informatsiooni seal kuvada. Ressursid ka äärmiselt oluline. Me enne mainisime ka ja veel rõhutan, et tõenäoliselt siin ei ole väga palju osalejad, kes ei saa aru karjäärilehe väärtusest, vaid pigem jääb see tavaliselt 2 faktori taha. Kas see on siis aeg
või on see raha või siis mõlemad. Me oleme teinud sellise väikese nagu analüüsi. Me ei väida siin, et üks on teisest parem, igal sellisel võimalusel on nagu omad plussid, omad miinused, aga et kuidas siis karjäärilehte teha, oleme praegu ära kaardistanud 3 võimalust. Esiteks on see võimalik tellida näiteks agentuurilt, teenusepakkujalt, milline on siis see hinnavahemik ja millise ajaga peaks arvestama. See DIY, see tähendab siis do it yourself ehk mis oleks siis, kui ma hakkan seda karjäärilehte ise tegema. Ja siis tänasel päeval on tegelikult erinevad platvorme, mis seda päris hästi võimaldavad. Näiteks Squarespace, mida me oleme ise ka kasutanud ja mida ma soovitan. Siis tuleb tasuda lihtsalt kuupõhist sellist makset või aastamakset ja ka sellist domeeni hinda, et siis kui sa selle karjäärilehe lingi tahad nagu endale soetada, et see oleks sul nagu domeeni võimalus ka olemas. See sobib sellistele võib-olla personaliinimestele, kellel on selle teema vastu huvi, kes näevad, et neile võiks meeldida see protsess, et ta on selline nagu hobikorras tegemine. Ja lihtsalt peab arvestama, et see õpikurv võib alguses olla päris pikk ja nagu hobidega ikka tihtipeale peab natukene ikka peale maksma. Ja 3. variandina on siis Recurri karjäärilehe moodul, mida ma ka hiljem tutvustan. See on siis kõikidele meie enda kasutajatele tasuta ja kõikidele, kes siis Recurri värbamistarkvara võtavad endale kasutusele, siis on samuti tasuta moodul. Ja selle eelis võib-olla aja poolest on see, et ta on äärmiselt lihtne, seal on kõik juba sul ette põhimõtteliselt tehtud, sina lihtsalt valid oma tekstid, oma sõnumid, oma pildid, logod, mis sa soovid sinna sisestada ja kuskil siin tunni või kuni 10 tunniga kindlasti saab selle valmis. Et üks asi, mis ma kindlasti veel rõhutan, et need ajalised nagu sellised estimatsioonid põhinevad sellele, et kui sul on ikkagi juba sisu olemas, kui sa juba tead ka, milline sinu väärtuspakkumine ja millist sisu sa soovid nagu kajastada oma karjäärilehel. Ja viimane samm, viimane küsimus, mille peaks enda jaoks läbi mõtlema, on siis see, et mis saab edasi. Karjäärileht on valmis, ta on valmis lansseerimiseks. Nüüd oluline on see, et ta jääks lihtsalt staatiliselt kuskile, ütleme nii, lihtsalt seisma, et tal oleks ühenduvus siis erinevate kanalitega, näiteks sotsiaalmeedia, et te jagaksite seda Facebookis, LinkedInis, et ta oleks, ütleme nii, kirjas ka näiteks tööportaalis, seal sektsioonis tööandjast on ja kõik need kohad, kus on võimalik seda reklaamida, oleksid siis ühesõnaga, oleks see leht esindatud. Ja teine asi ühenduvuse mõttes ka see, et ta oleks siis ühenduvuses värbamistarkvaraga. Sellepärast, et nagu me ka Geeritiga rääkisime, siis esiteks hoiab see aega kokku ja teiseks on sul kõik asjad ühes kohas kenasti olemas ja kolmandaks need vastused, mis kandidaadile lähevad, tulevad sealt juba automaatselt. Ja kui sa oled need küsimused enda jaoks selgeks mõelnud, kui sa oled praegu ka natukene siin kaasa mõelnud, siis eks sul hakkab juba kangastuma mingisugune pilt, et milline variant sulle võiks olla sobilik. Meie oleme lihtsalt enda jaoks mõelnud, et see karjäärilehe moodul, kellele siis ta suunatud on, kes võiks seda eelistada. Esiteks ettevõttele, mis teeb kuluefektiivseid valikuid. Ja siin me mõtleme taaskord seda kahte, ütleme nii, takistavat tegurit, kuhu need karjäärilehe tegemist tavaliselt jäävad, aeg ja raha. Ja sina personali inimesena suure tõenäosusega oled juba väga veendunud, et karjäärilehte on tarvis, aga võib-olla juhtkonnalt ei saa näiteks nõusolekut ressursside mõttes või on ka sellised hirmud, et kas me ikka saame selle karjäärilehega hakkama ja võib-olla pärast on siis kulu, mis on läinud nii-öelda nagu vett vedama. Et Recurri puhul sul neid riske pole, sul on võimalik seda karjäärilehte kogu aeg muuta, pidevalt parendada ja kuna sellega ei kaasne ka eraldi selliseid kulusid, siis tegelikult ta on riskivaba võimalus, et proovida ja saada selline esimene hea edulugu. Ja tõepoolest, kui see jääb väheks, siis tegelikult on sul pärast juba palju lihtsam ka juhtkonnale näidata positiivseid tulemusi. Karjäärileht on tegelikult vajalik meie värbamisprotsessis. Teiseks kasutajale, kes hindab mugavust ja tervikut. Mugavus selles mõttes, et sa ei pea käima siis kahes erinevas sellises keskkonnas, vaid sa saad kõiki neid tegevusi teha läbi Recurri. Sul on olemas seal kogu see kandidaat haldamise pool, erinevate kanalite, tööportaalidega jagamise võimalus ja siis karjäärilehe moodul ka lisaks, mida saad ise pidevalt siis ühesõnaga täiendada.
Ja oluline on ka see, et tõepoolest, et sa saad seal ise neid muudatusi teha, et sa ei pea pöörduma alati siis kas mõne turundusinimese või projektijuhi poole, kes sul võib-olla ühe teksti muudatuse ära teeks. Kindlasti HR inimesel, kes mõistab kandidaadi kogemust ja selle olulisust, et tagasiside kirjad tuleksid, et inimestega tegeletakse sellisel mõistlikul ajal, et need ei oleksid sellised ebaprioriteetsed kontaktid, mis tulevad sealt karjäärilehelt. Kõik saaksid oma tagasiside ja oleksid värbamisprotsessiga kursis. Nii palju siis sellist teooriast, põhjalikum selline kirjeldus tuleb meil e-raamatuna, nagu ma mainisin, aga ma näitan siis Recruiteri põhjal ära, et milline see Recruiteri karjäärilehe moodul on, kuidas seal karjäärilehte saab teha ja kuidas seda ka jagada. Et teeme sellise väikese demo siin nüüd ära. Ma panen siit selle lehe kinni ja võtan uue kohe lahti. Niimoodi. Nii, võtame siit. Niimoodi. Ja näitan täna teile siis ainult seda karjäärilehe moodulit. Ma väga pikalt teistel siin nendel vaadetel ei peatu. Kui sa logid Recruiteri sisse, siis sa näed siin 5 sellist põhilist vaadet, on konkursid, mis on siis kõik sinu aktiivsed või lõppenud konkursid, on kandidaadid, mis on siis kandidaatide andmebaas, kliendid ehk erinevad osakonnad sinu ettevõttes, kuhu värvatakse, on statistika, kuhu koguneb siis kõik värbamisega seotud selline statistika, et palju meil tuleb kandidaate, mis kanalid pidi nad kandideerivad. Ja 5. ongi siis meie see kõige uuem vaade ehk karjäärilehe vaade. Ja kui sa nüüd siia peale klikid, siis sa näed siin 2 sellist peamist valikut. Nii, natukene on aeglane internet siin. Sul on 2 valikut, sul on seaded ja karjäärileht. Ja kuidas sa tahad alustada, kõigepealt klikid siia seadete peale. Ja nüüd on sul võimalik siis ühe sõnaga luua karjäärilehe, veebilehe siis nagu nimi. See on siis see link, mille järgi saavad siis inimesed sinu karjäärilehte leida. Nüüd on siin olemas ka sotsiaalmeedias jagamisel kasutatav kirjeldus. See on siis selline tekst, mis kuvab, kui sa jagad seda linki sotsiaalmeedias. Praegu panen väga lihtsa näite, et tule tööle Recruiteri. Ja nüüd sotsiaalmeedias jagamisel kasutatav pilt. See on siis see pilt, mis läheb kaasa, kui sa näiteks Facebookis või LinkedInis oma karjäärilehte soovid jagada. Väga lihtne, 3 sellist võimalust, täidad need ära ja siis need seadete pool on juba valmis. Ja nüüd karjäärilehe peale klikkides näed sa siin erinevaid selliseid vergusi. Kui sa klikid siin tutvustuse peale, siis on sul kohe olemas siis esimese ploki jaoks vajalik informatsioon, väljad, mille sa pead ära täitma. Ja siin kõrval on ka väike selline tutvustus, et milline see tekst oma mahult võiks olla ja kuhu tuleb pilt ja kuhu tuleb siis see kandideerimise nupp. Et kõik selles mõttes on sul siin ette ära tehtud, need plokid asetsevad siis niimoodi, nagu ta turunduslikult, ütleme nii, kandidaadile on atraktiivne. Esimene plokk on selline introplokk, mis loob ka emotsiooni, teisena tuleb siis selline nagu väärtuspakkumise või siis see miks kandideerida küsimuse vastus, kolmandana tsitaadid ja siis lõpuks tulevad ka need vabad positsioonid, ehk siis inimesel on võimalik kohe kandideerida. Ja mina olen siin juba ära täitnud, ma olen siin lisanud pealkirja on siis siin näitena olemas, et me panime tule viime Recruiteri maailmakaardile, siis tekst on see, mis natuke seda pealkirja siis lahti seletab, annab sellise esimese informatsiooni kandidaadile ja nupp ehk siis kandideeri, ehk siis üleskutse, mida me tahame, et kandidaat ühesõnaga sel lehel teeks. Ja nüüd on sul siin ka võimalus lisada näiteks taustapilt. Taustapilt on siis see, mis selle esimese ploki nagu taustaks on ja logofail. Väga lihtne, ütleme nii, kogu see materjal tõenäoliselt on sinu turundustiimil olemas. Ühe sellise tiimipildi võite kas või uue teha selle karjäärilehe tarbeks. Nii, teine vaade on siin siis see väärtuspakkumise osa ja siit tulevad siis need, ütleme nii, perks and benefits tuleb esile ja kõrval on jällegi väikene näide.
sellest, et kuidas see võiks asetseda lehel, milline võiks olla see teksti pikkus ja sa ei pea siin selles mõttes midagi ise nagu sättima. See struktuur on kõik juba paigas. Sinu asi on lihtsalt lisada siia sisse need argumendid, mida sa soovid kuvada. Kui sul on välja mõeldud juba see, et miks on teie juures head tööd teha, siis see on tegelikult väga lihtne, see on lihtsalt selline sisestamise vaev. Kolmas lüli selle lehe puhul on siis tsitaatide vaade ja siin samamoodi on sul näide olemas, kuhu võiks tulla pilt, kuhu võiks tulla siis tsitaat. Nüüd, kui sul on näiteks ettevõtte juhilt olemas tsitaat selle kohta, et millise nii ettevõttega on tegemist ja millise, nii, miks on just praegu hea aeg liituda, siis sa võid kohe selle siia lisada ja paned ka näiteks ettevõtte juhi pildi siia, pilt paremal. Pilt vasakul näiteks on mõne töötaja pilt või sinu enda pilt koos tsitaadiga, näiteks millist inimest me ootame siia tööle. Et need on need usalduselemendid, ehk siis sina ja sinu töötajad ja pildid, mis siis ühesõnaga näitavad, et need inimesed tõesti tahavad siin ettevõttes ka nii tööd teha. Ja viimane osa sellest karjäärilehest ongi siis see kandideerimise vorm. Ehk kui meil parasjagu ei ole tööpakkumisi, siis me jätame ikkagi selle vormi siia, et inimesel oleks võimalik oma kontakt jätta, kui ta on siis meie ettevõttes huvitatud tulevikus töötama. Ja siin on ka siis väike tekst, et mis ühesõnaga julgustab inimest oma kontakti jätma. Niimoodi. Mina olen selle siin kõik juba varasemalt ära teinud aja kokkuhoiu mõttes ja kui sa oled nüüd kõik tegevused siin ära teinud, siis sul on väga lihtne, sa paned siit salvesta. Ta salvestab sul kõik muudatused kenasti ära. See on hästi oluline, et see salvesta nuppu vajutada. Ja kui ta on selle ära salvestanud, siis saad panna siit juba eelvaade ehk siis näha ära, et mida sa siis tegelikult siin teinud oled. Kas kõik on selline, nagu sa ette kujutasid? Nii, klikid siin eelvaade ja nüüd ta avab sul selle, avab siis selle lehe. Nüüd ta võtab natukene siin aega, et koguda. Praegu on palju asju on siin lahti. Nii, ja kõik, mis me siin moodulis nüüd tegime, kajastubki sellel lehel. Sul on näha, valisime pildi, siin on logo, tekst, kandideerimisnupp kenasti olemas. Kõik need argumendid, mis me enda välja valisime, siis ongi meie enda juhi tsitaat koos pildiga, töötaja tsitaat ja pilt. Ja kui sa näed, et midagi nüüd halvasti, ütleme nii, midagi torgib silma, pilt ei ole võib-olla päris see või siis on tekstiga natuke liiale lähtud, siis sa võid alati minna tagasi ja ühesõnaga muudatused ära teha, et ta sul kohe niimoodi avalikuks ei lähe automaatselt. Ja siin all on siis ka vabad positsioonid, mis sul parasjagu on. Meil on siin 2 sellist konkurssi on maitsenete pakk ja müügijuht ja all on siis ka võimalus jätta oma kontaktid, kui sa ei leia parasjagu seda positsiooni, millest sa huvitatud oled. Näitan ka, et kui lihtne selle jagamine näiteks siis Facebookis, võtan siin lahti enda isikliku Facebooki, lähen siit edasi Recruitri ja näitan ära, et kuidas siis see jagamine välja näeb, et kui sa tahad näiteks kas ise jagada seda teie ettevõtte lehel või siis sa saadad selle lingi näiteks turundusinimesele, kes paneb siis selle ülesse, et see oleneb sellest, et kuidas teil ütleme nii, ettevõttes otsustatud on. Nii, ja siit saadki siis lisada selle lingi ja paned siia väikese kirjelduse ka, et meil on uued tööpakkumised, jaga sõbraga või kandideeri ise. Väga lihtne selline selles mõttes. Kliki ja loe lähemalt. Nii, ja siin on nüüd näha siis see töökuulutus ka või ütleme nii see visuaal, mis läheb siis kohe kaasa, kui sa siia Facebooki selle jagad. Nii, paneme selle ilusti siin ülesse. Ja kui ta nüüd on siia üles läinud, siis on sul kohe näha, siin on siis visuaal ja ongi, et kas ise või turundusinimene võib siit kohe seda postust ka võimendada, et sa
kui sa tahad näiteks kindlaid mingeid positsioone täita, siis sul on väga lihtne ise seda postitust võimendada, sa valid välja vastavate märksõnade järgi siis sihtrühma, kellele sa tahad, et seda reklaami näitaks. Niimoodi see asi toimub, väga lihtne tegelikult. Ja kui mina nüüd, ütleme nii, tuleksin Recruiterise Facebooki lehele või see jookseks minu isiklikus voos esile, siis ma klikin siia peale ja ma jõuangi siia tuletööle lehele. Nii. Ja kui mulle siin ühesõnaga pakub see kõik huvi, mida ma näen, tahan kohe kandideerida, klikin siia, näen, et siin on ka müügijuhi pakkumine. Mul on kohe võimalik siit mugavalt kandideerida, ma võin seda teha ka kohe läbi mobiili. Siin on siis pikem töökuulutus, mis annab informatsiooni selle positsiooni kohta. Kui mulle see kõik pakub huvi, ma saan siit klikkida kandideeri ja nüüd ma panen siit oma kontaktid, täidan siit ära, annan oma e-maili, annan oma numbri, võtan siit ka CV, kuna siin on seda küsitud ja ütlen, et ma leidsin selle tööpakkumise Facebookist. Nii, täidan selle vormi ära ja panen kandideeri. Nii, ja nüüd mul tuli siin esimene info kohe, et antakse teada, et minu kontakt on kohale jõudnud ja mulle tuleb nüüd automaatne teavitus ka kohe selle kohta, et näed, kandideerisid, võtame sinuga näiteks nädala jooksul ühendust. Ja mis meil siis muutus siin ühesõnaga? Ma näitan siis ka, et kui me tuleme tagasi Recruiteri, vaatame siin need konkursse, mis meil parasjagu käimas on, võtame selle müügijuhi siit näiteks lahti, müügijuhi konkurssi. Ja siis on sul siin kenasti näha, et on uus kandidaat, mina olen kandideerinud ja siit ühesõnaga saad sa juba oma värbamisprotsessi edasi viia, nii nagu sul ette näeb, kas ühesõnaga vaatad sa minu profiili, vaatad milline minu CV, helistad või saadad kõigepealt juhile ülevaatamiseks, et kõik need võimalused on siin Recruiteris kenasti olemas. Et aga siit ma arvan tänaseks infot oli palju, oluline on see, et meelde jääks, et kõike seda karjäärilehe ülesehitust saab teha läbi Recruiteri, seda saab jagada kenasti kõikides põhilistes värbamiskanalites ja niimoodi jõuab tegelikult sulle see kandideerija kontakt ilusti siia konkursi juurde ka. Et siis minu poolt on praegu kõik, kui mingi küsimusi on, see võite esitada ja hakkame järgemööda vastama. Aitäh Sandrile ja Keiritile nende huvitavate vestluste ja siis ka nii-öelda nagu juhendite ja demo eest. Kas nüüd on tegelikult aeg siis selleks, et küsimusi küsida? Et me oleme tegelikult väga hästi graafikus, aega üle kellelgi ei ole raisanud, et natukene isegi ajaga eespool, et kas on tekkinud mõndasid küsimusi, et siin üks küsimus vahepeal Keiritile tuli, et kas sa oskad välja tuua mõne näite väga heast karjäärilehest, mis sulle silma on jäänud, et Sander küll eelnevalt näitas Estanki lehte, aga võib-olla on näiteks mõnda näidet veel jagada. Ja ma nüüd endale ära ei salvestanud, ma ekraani ei saa jagada, aga võib-olla mõnes osas spetsiifiliste valdkondade võtmes on tehtud ägedaid asju. Üks võib-olla selline lahe näide, mis meile ise sotsiaalmeedias silma jäi, oli Swedbank, kes tegi vahepeal tehnilistele töötajatele sellist tehnilist blogi, mis siis oli seotud karjäärilehega, kus sai väga põnevaid asju lugeda. Ja samuti võib-olla positiivse näitena välja tuua neid auditiettevõtteid, mille osas ma tegin isegi magistritöö raames või kursuse töögrupiga, kus me analüüsisime neid kodulehti. See oli küll paar aastat tagasi, ma ei ole vaadanud, kui palju nad on update inud vahepeal, aga ja, kuna on ka selline konkurentsitihe valdkond, kus tahetakse ikkagi valdkonna kõige tugevamat tudengeid ja talente, siis on näha, et seal nagu pingutatakse sellega. Vot, siuksed võib-olla kiired mõtted tulid. Siis on üks küsimus, et kuidas kandidaadid video CV-desse suhtuvad? Selles osas ma hästi ausalt ütlen, et ma jään vastuse võlgu, sest meil ei ole eriti kogemust, kuna me ise ei ole seda nõudnud ja võib-olla need konkursid, mis kliendid on teinud, selle ei ole kasutanud. Et natuke nagu võõras teema võib-olla. Okei, aga selles mõttes, et ma võin natukene jagada seda, mida meie oleme nii-öelda nagu enda klientidelt kuulnud. Et on
ma tean niimoodi, et meie oleme nii-öelda nagu kuulnud seda siis tõesti enda paarilt suuremalt kliendilt, kes on kasutanud video CV-sid just pigem siis klienditeenindajate otsimiseks. Ja ma olen aru saanud, et tegelikult need konkursid on olnud päris edukad. Ja mida just see värbaja on öelnud, et praegusel ajal, eks ju, inimesed otsivad hästi palju tööd, ma tean, et niisugune nagu väga tihe nii-öelda kandideerimine käib, et siis ühe suur ettevõtte värbaja just ütleski, et muidu mulle tuleb 600 CV-d nii-öelda e-mailile, aga mul on vaja juba nii-öelda tegelikult valideeritud CV-sid. Et see on näiteks nagu tegelikult, see video CV on tegelikult üks variant nii-öelda, kuidas ka nagu seda kandidaati valideerida. Aga loomulikult ta ei sobi igale positsioonile, sellega tuleb nagu arvestada. Et pigem ütleme, et kui on klienditeenindaja selline suhtluse pool, eks, et siis ta on selline kindlasti võib oma eesmärki täita. Nii, kas on veel küsimusi või kommentaare kellegi poolt? Praegu ei ole tulnud, aga siis me selles mõttes, et kinni ei hakka rohkem pidama. On hea meel pakkumisest. Just, jah. Et kui Sander näitas teile, et meil on siis Recruitis olemas ka karjäärilehe moodul ja neile uutele kasutajatele, kes siis liituvad meiega enne oktoobri algust ehk siis septembri lõpuga on meil pakkumine kuni aasta lõpuni siis karjäärimoodul tasuta. Ja kui teil on üldse selle kohta veel küsimusi, siis me hea meelega te võite kirjutada, joonistada meile, helistada, hea meelega näitame, räägime, aitame kaasa nii-öelda teie siis karjäärilehe kui ühe lisakanali tekkimisele. Ja me samuti jätkame Recruiti webinaridega, et see aasta meil on olnud 3 webinari ja nüüd see aasta tahaks veel teha 1 webinari juurde. Et õige pea siis saame ka nii-öelda selle järgmise webinarisarja teema välja kuulutada. Et otsime jälle huvitava teema ja mis siis kõigile nii-öelda tooks mingeid mõtteid juurde ja oleks abiks. Nii et aitäh teile kõigile osalemast, ootame teid jälle tagasi ja kui on küsimusi, saate alati meie poole pöörduda. Recruit.ee on kõik kontaktid olemas ja pärast tuleb välja ka e-raamat koos abijuhendiga, kuidas siis seda karjäärilehte luua, millist fookust hoida, et see saadetakse teile ka kõik eraldi. Nii et aitäh teile meie poolt ja soovime teile ilusat päeva! Suur aitäh ka minu poolt, tõesti oli väga tore, et osalesite ja loodetavasti mingid nuppeksid tuli, mingid kas või motivatsiooni, et see karjäärileht teemat on küll puudutatud, aga eks vahepeal on sellist tõugetele tarvis on ja et ta tuleks meelde, et see teema on oluline. Minu poolt ka aitäh. Okei, teeme nii. Järgmise korrani. Ja ilusat nädala jätku. Nägemist.